tere, mina olen Raido ja täna vaatame sihukest huvitavat Garmini randme GPS-i nagu Foretrex 401. Tegu on siis Foretrexi seeriast uuendusmudelitega. Kontseptsioon kui selline on samaks jäänud, randmele kinnitatav vahetatavate patareidega GPS, aga juurde on siis pandud päris palju uut ja huvitavat. Nagu ikka Garmini GPS-id, mida me eelnevatki vaadanud oleme, tulevad sellises kompaktses karbis. Ja vaatame siis lähemalt, mida see karp sisaldab. Nagu näete, siis karbis väga palju ei ole. Arvutijuhe GPS-i ühendamiseks siis läbi USB kaabli. See on ka nüüd uuendus, vanasti kasutati spetsiaalset porti, aga nüüd on näha, et siin on mini USB otsik ilusti olemas. Nii et on väga lihtne arvutiga seadet ühendada. Rihma pikendus komplekt. Ütleme nii, et kui teil on väga jäme ranne või siis soovite GPS-i näiteks kas veel riiete peal kanda, siis on see täiesti vajalik asi. Ja terve rida võõrkeelseid manuale. Vaatame siis seadet lähemalt, milline ta välja näeb ja mis võimalused siin on. Rihm kui selline on selline krõpsuga variant. Lisanuppe siin. Terve rida. Nii USB porti ma teile juba näitasin, aga siin all ta on. Sihukese ilmastikukindla klapi all. Ja patareikaan on siis siit alt avatav. Nii, paneme patareid sisse ka, et meil oleks võimalik seda teile näidata. Nii. Nii, naksti kinni. Mõned tehnilised andmed siis GPS-i kohta on see, et väike seade küll, aga uskuge või mitte, sisse on ehitatud magnetkompass, baromeetriline altimeeter, juhtme vaba andmete jagamine seda funktsiooni võimaldavate seadmetega. Ütleme nii, et sama asi on ka väga kallistel kaarti näitavatel käsi GPS-idel. Uuendusena on ka tundlik GPS vastuvõtja järgi proovitud ja väga hästi töötab. Ekraan on küll mustvalge, aga täiesti selgesti arusaadav. Ja aku kestvus 2-3 patareidega, need ka, mis ma siia sisse panin, on kuni 17 tundi. Võib-olla seda ka, et kuna tegu on randme GPS-iga, siis kaaluks on kõigest 87,3 grammi, nii et ja see on koos patareidega. Nii et võib öelda, et sihuke keskmise mobiiltelefoni raskune ja võib-olla isegi kergem. Samuti veekindel. Nii, ma näitan siis ka, kuidas ta käe peale käib. Näeb sihuke päris normaalne välja, et on küll vähe suurem kui käekell, aga tänapäeva käekellad ka päris suured juba moes. Vaatame siis menüüsid lähemalt. Seadmel on siis siin all näha 5 nuppu. Kõigepealt siis sisselülitamisnupp, lehekülgede vahetamisnupp, enter nupp ja menüüdes edasi-tagasi liikumise nupud. Lülitame seadme sisse. Nii, paneme ka
kästakse meil keelevalik teha ja kalibreerida kompass. Valime keele, inglise keel. Nii, selleks, et nüüd kompassi näitu saada, siis näidatakse ka alt siin, et hold level ehk siis tuleb hoida tasapinnaliselt GPS-i, et tekiks näit. Muidugi alguses karbist võttes on ta kindlasti kalibreerimata, nii et õige näidu saamiseks tuleks see kindlasti ära teha. Aga meie kõigepealt paneme mõned seadistused paika. Ja samal ajal võite teie siis vaadata, et saate kindlasti aimu sellest seadmest siin. Liigume page nupuga peamenüüsse ja teeme ära mõned seadistused. Nii, valime setup, paneme aja kõigepealt paika 24 tundi. Nii, ajatsoon on automaatne, las see olla, liigume ühe astme tagasi. Nii, siit saame määrata siis ekraani kontrastsust ja kaua taustvalgustus põleda võiks. Variantidena on siin alates 15 sekundist kuni selleni, et kogu aeg taustvalgustus põleb. Mis veel huvitavat? Nii, ühikud kindlasti võiks paika panna. Nii, meie kasutame meetrisüsteemi siin antud juhul. Kõrgus paneme ka meetrites. Nii, vertikaalne kiirus ka meetrites. Ja õhurõhk las olla millibaarides. Nii, liigume veel tagasi. Nii, kompassi kalibreerimise võiks ära teha. Nii, paneme siit kalibreeri kompass. Nii, ja siit ka öeldakse, et kompassi kalibreerimiseks tuleb hoida seadet tasasel pinnal ja teha 2 tiiru ümber oma telje. Nii, ja ma teen siukse väikse, väga lihtsa näitena seda siin. Ja kalibreerimine õnnestus. Okei, liigume jälle tagasi ja vaatame, mis seadistusi me veel siit leiame. Nii, süsteem. GPS mode antud juhul on pandud normaal. Ehk siis tavaline. Loomulikult võiks sisse lülitada vaasi, ehk siis mis aitab meil täpsust veel rohkem parandada. Hoiatustoonid igasugused. Las olla, patareid on meil tõesti alkalainid sees hetkel. Keelte valikust kahjuks eesti keelt ei ole olemas, on inglise keel, saksa, taani, norra, hispaania, prantsuse, rootsi, itaalia, soome, hollandi, siis veel on tšehhi meil, poola, portugali, vene keelt ka ei ole, nii et meie lähimatest keeltest on siin soome keel sees. Spanner, see on veel nüüd üks lisavõimalus, Garminil on siuke programm nagu Garmin Spanner, millega saab teatavatel käsi GPS-idel siis GPS-signaali arvutisse, et kasutada neid näiteks kolmanda osapoolte programmidega. Kas või ütleme Regio Seedi atlasega. Et kui tahate, et käsi GPS töötaks teil nagu GPS vastuvõtja, siis ühendate selle programmiga ära ja saategi punkti kaardile ilusti. Ja siia saab veel sisestada enda info, et kui näiteks keegi kella leiab juhuslikult, kui te kaotate ära, siis teataks, kuhu tagasi see tuua. Süsteemi pealt edasi liikudes on jäljelogi. Siin on ka näha, et jäljelogi salvestamine. Nii, paneme kuidagi seda niimoodi, et te näeksite. Salvestamisintervall. Seda siis saab erinevaid variante panna, kas salvestatakse distantsi pealt, määrate mingi kindla distantsi, kus mingi vahemiku tagant salvestatakse punkt või mingi kindel aeg, näiteks iga sekundi tagant pannakse punkt kaardile. Nii, siin on ka, saab valida punktide tihedust, et kui tihti siis.
ja viimane valik wrap when full tähendab seda, et kui jäljelogi saab täis, siis hakatakse salvestama uut logi algusest peale, ehk siis vanad andmed hakatakse vaikselt üle kirjutatama uute andmete vastu. Nii, liigume siit edasi. Sellel GPS-il saab ka teha teekondi. Teekondi saab täpselt 20 tükki teha.